tere, mina olen Kerli. Tere, mina olen Camilla ja täna me teeme lahedaid pilte. Aga me ei kasuta pintslit, aga Natukese kasutame pintslit ja natukese kasutame hoopis teist tehnikat. Selleks oleks meil vaja vatipulkasid. Meil on sellised puidust vatipulgad ja kui me loeme need ära 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tükki. No sükene mõnusalt hea punt peab neid ikka olema, mitte päris ükshaaval. Kusjuures ükshaaval saab ka nendega väga hästi värvida ja maalida. Paneme nad kokku ka kummiga keskelt. Vaatame, et nad kõik oleksid ühepikkused või et kõik puudutaksid niimoodi ilusti sirgelt või joonistame lillevarred ühesõnaga. Ja võta siis roheline värv. Meil on võetud must paber, musta paberi peale Camilla joonistab nüüd muru. alt üles või? Ja alt üles. Vot nii. Ilusti varsi kohe täis. Ja, võta juurde siit. No nüüd minu arust on täitsa hea juba. Nüüd on siis nende toreda mitmikpintsli kord. On ju nii? Mis värvi sa tahaksid neid lilleõisi siia teha või neid niimoodi? Punaseid. Aga tead, mul on mõte, et paneme punasele natukese juurde valget, siis tuleb ju mis värv tuleb? Jaa, aga kui sa paned näiteks kollasele sinist juurde, mis värv siis tuleb? Roheline, väga tubli. Aga kui sa paned punase ja kollase kokku, mis siis tuleb? Oranž. Aga meie siis teeme praegu. Ma olen kunstitunnis õppinud. Camilla kastab siis siia värvi sisse need vatitupsud. Sa võid võtta rohkem kohe värvi, vaata niimoodi vajutad, et kõik saavad kokku. Näitame sinna ka. Näita. Nüüd nad on täitsa ära värvitud. Ja nüüd. Võta veel värvi natuke juurde. On vahva või? Väga vahva. Väga lahe. Ja kui sa võtad, vaata, siit näiteks natuke punase poolt ja teised teed natukese heledamad. Ma ei tea, mis siis jääb, vaata, proovi nüüd, kuidas jääb. Vajuta ainult ühe korra. Näiteks siia. Ja? Vaata, kuidas jääb. Siit jäävad tumedamad ja heledamad. Et siis jääb ta hästi kihvt selline kirju. Pärast me näitame ka, kuidas meil välja tuli. Vot. Kas nüüd juba aitabki? Jah. Väga vahva. Nii et Camilla tegi siis meile uue tehnikaga sellise toreda pildi. Seda vatipulga tehnikat saab kasutada ka veel ühe hästi toreda pildi tegemiseks. Näiteks joonistage lapsele ette puu või laps võib ise ka joonistada, on ju? Selline. Ja nüüd siia on lapsel väga lihtne. Näiteks kui te paneksite sinna kollast, punast, rohelist värvi alustassi peale või kuskile ja siis selle sama tehnikaga on väga lihtne teha. Kas sa tahaksidki teha näiteks kollased, rohelised ja teeks sellise nagu sügise puu, et on nagu puulehed? Ei, tahan nagu sellist ilus teha. Nagu õitsvad puud? Jaa. Nagu näiteks... Roosakad sellist nagu ilusad. Nagu õunapuu või kirsipuu. Jah, kirsipuul on küll väga ilusad. Kirsipuul on küll väga ilusad. Sama värvi kui see. Jah, kasta sisse. Tubli. Vot. Ja nüüd teed õied.
väga kaunis. Nüüd on küll nagu õidespuu. Selline puu ka siis. Meil on veel üks vahva tehnika. Meil ei ole siin kahvel üldsegi mitte söömiseks, on ju? Vaid mis selle kahvliga saab teha? Lilli saab teha, õige. Mis värvi lilli me võiks teha? Me võiks teha näiteks kollaseid, sest kui selle kahvliga teha lilli, siis see jääb täitsa nagu tulbi moodi. Ja selleks on meil vaja siis kollast värvi. Kollase värvi paneme me siia peale. Aga nüüd Camilla näitab, kuidas seda tuleks teha. Vajutad siis kahvli tagurpidi sinna värvi peale. Vaat, et ta läheks igalt poolt värviga kokku. Vaatan, võib-olla on veel värvi rohkem juurde panna. Proovi nüüd, kas tuleb. Võid teiselt poolt ka teha, ükskõik kuidapidi. Võid et teistpidi. Vau, kui ilus! Aha. Parem on, kui sa teed ainult ühe liigutusega selle. Neid tulpe võib ju teha täitsa igat värvi ja niimoodi. Ma näitan ühe vahva tehnika veel, mida saab veel teha. Mida siin? Vaata, kui sa teed niimoodi, siis need tulevad nagu tulbid. Näitame ka. Siia tuleb nüüd veel joonistada muidugi varred. Aga näiteks, kui sa tahad päevalille teha. Vaata, kuidas saaks päevalille teha. Teed niimoodi. Saab niukese lille ka teha. Aga nüüd Camilla joonistab meil nendele tulpidele ilusti varred. See puhtaks ka. Nii. Roheline ja. Päris jämedad varred on ju. Ei peagi rohkem midagi tegema. Ongi selline väga lihtne ja tore pilt, aga täitsa teistmoodi on ju. Kahvliga joonistamine on küll põnev või mis? Söögiasjadega joonistamine. Toiduga ei mängita, mis sa räägid? Kuule, me võiks midagi toituga teha või? Igasugust põnev. Näiteks küpsiseid või? Väga hea. Aga tänane pilt on siis siin. Ja teine pilt hoopis teises tehnikas.